Head komisjoni liikmed, head Riigikogu liikmed, kes on ka täna veel liitunud komisjoniga ja ka kuulavad ja saavad samuti esitada küsimusi ja muidugi head külalised, head vaatajad, täna on meil päevakorras kauaoodatud teema, kauaoodatud OSCE ODIHR-i raport e-valimiste teemal. Ja siinkohal ma tutvustan ka meie külalisi, kes siis osalevad sellel istungil Zoomi kaudu. Need on siis OSCE ODIHR-i ekspert Goran Petrov, aitäh osalemast, ja samuti veel ekspert Beata Martin Rozumilovitš. Suur aitäh teile osalemast. Et ma korra, meil on Riigikogu kodu- ja töökorra järgi, et tohib kasutada eesti keelt avalikul istungil, aga ma korra siit põrgatan ära, et ma ütlen igaks juhuks kontrollin, kas neil meie külalistele tuleb sisse ka tõlge. Et ma korra kasutan inglise keelt. Sorry, I just ask, do you hear in Nüüd ma siis English? kontrollin, kas on tõlget ka kuulda, et meie külalised kuulavad inglise keele tõlget. Nii et inglise kanalis siis te kuulete kõike, mis inglise keeles on. Nii et kas kõik on hästi? Ja tõepoolest kuulen väga hästi. Okay, väga hea. Ja ma tegelikult kohe annaksingi sõna meie külalistele, et nad tutvustaksid meile raportit, ütleksid, millised on siis need põhilised probleemid, mida nad on avastanud, mida nad on välja toonud. Ma tean, et töö oli väga pikk ja põhjalik. Et kui saaks siis meile rääkida nendest põhilistest probleemidest ja pärast seda siis Riigikogu liikmed ka saavad täiendavalt esitada teile küsimusi. Aitäh! Can you hear me? My connection is a little bit spotty because ma loodan, et te kuulete mind. Minu ühendus ei ole väga hea praegu, sest ma olen Mongoolias Ulaanbaatoris, nii et siin ei ole just kõige parem internet maailmas. Ja ma tahaksin kõigepealt tutvustada meie arvamust, enne kui ma annan sõna eksperdile proua Beata Martin Rozumilovitšile, selleks, et teile edastada põhilisi järeldusi. Nii et ma tahaksin selgitada seda õiguslikku arvamust, see on osa regulaarsest tööst, mida me teeme selleks, et toetada meie osalisriike. Me töötame välja tehnilised arvamused, mis puudutavad teatud ametkondi, mille alla kuuluvad siis Välisministeerium ja erinevad valimisasutused, ametkonnad, näiteks see puudutab siis Vabariikliku valimiskomisjoni Eestis või teistes riikides on kesksed valimisametid ning see puudutab ka Riigikogu või parlamendi tööd ning siin tuligi meile taotlus, et me hindaksime e-hääletamise kasutamist Eestis ja see palve tuli härra Arvo Allerilt, kes on esimene aseesimees Riigikogus. Nii et me hindasime seda praegust seadusandlikku raamistikku ning me teostasime ka paar kuud tagasi visiidi koha peale, kuhu oli kaasatud meie eksperdid ning need järeldused, milleni me jõudsime ning meie kohapealne dokumendipõhine analüüs on... Ma vabandan, et ma segan, et kas teil saaksite kas mikrofonile lähemale tulla, et siis, et meil natukene see heli ei tule piisavalt hästi sisse. I will put a headset. Because I finished introducing the report, I will pass the word. Aga ma tegelikult annangi sõna Beatale ja Beata tutvustab raportit. Praegu oli muidu väga hea. A very good morning to everyone. Tere hommikust kõigile ning mul on väga hea meel teiega täna ühineda, selleks me saan teile anda edasi meie arvamuse, mis puudutab muudatusi valimisseadusele. Tegemist oli meie ühise tööga, kus me tegelesime uurimistööga ja käisime koha peal ja minuga tegid seda kood proua Ardita Andritsa Mauer, kes on juriidiline ekspert
IKT-süsteemide kasutamises valimiste käigus ning ka proua Marla Mori, rahvusvahelise õiguse jurist ja ekspert. Mina olen Beata Martin Razumijovitš, kes ma olen valimisekspert ja olen töötanud väga paljudes valdkondades ja see kaasab ka IKT-d ja küberjulgeolekut. Ning olles seda öelnud, ma tahaksin jätkata peamiste punktidega ja järeldustega, milleni me oleme jõudnud vastavalt siis seadusandlusele. Nii et alustame kõigepealt sellega, et oma kokkuvõttes me viitame sellele, et e-valimised, e-hääletus on Eestis kasutuses üle 20 aasta ning aja jooksul see on muutunud kõige laiemaks või laialdasemalt kasutatavaks valimisvõimaluseks. Seda kasutati ka Riigikogu valimistel, siis see oli esimene valik. Inimesed kasutasid kõige rohkem e-hääletamist, nii nagu me seda nägime. Ning 20 aasta jooksul oleme näinud siin kasutamise laienemist ja ühtlasi ka suuremat usaldust selle süsteemi vastu. Ning see käib käsikäes varasema ODIHR-i valimise süsteemide hindamise järeldamisega ning tuginedes siis ka raportile eelmistes valimistes, siis ODIHR leidis, et e-hääletamine on pälvinud ära avalikkuse usalduse, kuna tegemist on olnud süsteemide suure läbipaistvusega. Lisaks me leidsime ka seda, et e-valimiste protsess oli korraldatud professionaalselt ja läbipaistvalt ning pöörati väga palju tähelepanu julgeolekule, tähtsusele, et kõik need alussüsteemid toimisid hästi, aga mõningaid tehnilisi raskusi ikkagi märgiti. Ning me nägime ka seda, et on endise poliitiline eriarvamus e-hääletuse osas Eestis, samamoodi nagu see on ka teistes riikides. Et me vaatame üle need muudatused, mis võeti vastu 24. mail 2024, kus oli siis valimisseaduse muudatused ja need võeti vastu vastavalt siis Riigikohtu otsusele asetes 2019 kuni 2023. Tegemist oli Riigikohtu otsustega, mis ütlesid seda, et tegemist on täiendavate regulatiivnõuetega ning otsus viitas ka sellele, et meil on vaja selget organisatsioonilist, protseduurilist ja sisulist õiguslikku sätet, mille eesmärgiks on tagada seadusandlik kontroll või järelevalve ning tagada ka avalikkuse usaldus valimisprotsessi vastu. Et meie oma arvamuses oleme leidnud seda, et need muudatused on olnud positiivseks sammuks selleks, et tagada laiem õiguslik sidusus ning leiame ka seda, et muudatused võtavad arvesse neid põhimõtted, mille on välja töötanud Euroopa Nõukogu oma soovituste põhiselt ning eelkõige see puudutab siis e-valimisi, see on siis 2017 ja IKT 2022 soovitused. Ning me oleme leidnud ka seda, et need muudatused muudavad valimispõhimõtted, näiteks kui me räägime universaalsusest, salajasusest ja turvalisusest, siis kõik see info on detailsem, kui me räägime e-valimistest, tuginedes uuele seadusandlikule tekstile. See kujutab endast väga olulist muudatust valimisseadusesse, sest siin on viidud ka sisse õigusliku stabiilsuse aspekt, mida varasem seadusandlus ei pakkunud. Veel üks areng, mida me mainisime, see, et tegemist oli konsolideeritud ja laiendatud võimekusega küberjulgeoleku tagamisel ning see on eriti tähtis, pidades silmas praegust raamistikku, sest paljud riigid praegusel hetkel seisavad silmitsi oluliste väljakutsetega küberjulgeoleku valdkonnas ja kuna see on osa seadusandlusest, siis see on ka väga tähtis. Nüüd edasi konsultatsioonid, siis muudatusettepaneku puhul toimusid valitsusega, Riigikoguga, poliitiliste erakondadega, kodanikega olid konsultatsioonikorud ning samas me leiame ka seda, et oli mureküsimusi selles osas, et me ei arutatud võib-olla piisavalt palju seda, kuidas neid valimispõhimõtteid tuleks tõlgendada e-valimiste kontekstis. Nii et millised on need põhimõtted nagu universaalsus ja salajasus ja mida need tähendavad, kui meil on tegemist väga selge kontekstiga just e-valimiste raames.
Muudetud kujul nüüd see laiem õiguslik raamistik, mis haldab e-valimisi, nii nagu seda aastal 2024 muudeti, siis me oleme siin välja toonud mitmeid soovitusi, struktuuri, sisu ja menetluste osas, mis paneb paika juriidilised tehnilised nõuded e-valimiste jaoks ning need käivad käsikäes rahvusvaheliste standardite, normidega, hea tavaga ning käib käsikäes rahvusvahelise kogukonna üldise arenguga. Siis sarnaselt muude valimisvõimalustega, siis e-hääletamine ei saa täiel määral rahuldada kõiki valimise põhimõtteid ja samas e-hääletamine sisaldab endas väljakutseid, kui me räägime nagu salajasusest või terviklikkusest, siis praktika ja seadusandlus Eestis on tõepoolest teinud ära väga palju selleks, et neid mureküsimusi lahendada. Loomulikult see on Eesti Riigikogu ülesanne sälvida ära laiem ühiskondlik toetus ning hinnata ka seda, kuidas põhiseaduslikke põhimõtteid peaks antud juhul rakendama, eriti kui meil on tegemist e-hääletamise kontekstiga. ODIHR leiab, et sügavuti arutelud, mis annavad tulemuseks konsensuse antud normide praktikate osas, on kriitilise tähtsusega selleks, et me jõuaksime jagatud arusaamani nii Riigikogus, aga see puudutab ka tervet Eesti ühiskonda tervikuna. Ning siin me püüamegi luua sellist usaldussüsteemi, et inimesed usaldaksid e-hääletust. Kui me vaatame neid küsimusi, mida võiks parendada või täiendada, siis siin on ära toodud 9 eraldiseisvat soovitust ja need on ära toodud leheküljel 3 meie arvamuses ja ma väga kiiresti vaatan need üle, et te saaksite siis paremini aru, mida me kõige sellel mõtleme. Need esimene soovitus, mis puudutavad siis vastavust rahvusvaheliste põhimõtetele normidele, on see, et kui me räägime tulevastest muudatustest valimisseadusesse, eriti selles valdkonnas, mis puudutab e-hääletust, ja see peaks toimuma ainult pärast seda, kui on toimunud laiapõhjaline konsultatsioon ning me näeme ka toetust Riigikogus ja avalikkuse hulgas, nii et seaduse legitiimsust on tugevdatud avaliku arvamuse kaudu. Võttes arvesse e-hääletuse tehnilist keerukust, siis kõik need arutelud peaksid sisaldama ka ekspertide gruppe, kes on esindatud, see puudutab ka akadeemikud, kodanikuühiskonna esindajad, kellel on piisavalt laiapõhjalised teadmised selle kohta. Nii et see esimene puudutab just eelkõige tulevasi muudatusettepanekuid ning kui need muudatusettepanekud on tehtud, siis need tuginevad konsultatsioonivoorudele ja aruteludele. Nüüd teine soovitus puudutab seda, et me peaksime täiendama juriidilisi nõudeid, mille eesmärgiks on rakendada neid valimispõhimõtteid, mis puudutavad universaalsust, võrdsust, salajasust ja vaba valimisõiguse rakendamist e-hääletamise kontekstis. Ning nagu paljud meist saavad sellest ka aru, et tegemist on väga kõrgetasemeliste põhimõtetega nagu universaalsus ja salajasus, mis tõepoolest need on just ka tehnilisest vaatepunktist väga olulised ja nüüd me kontrollime, kas see põhimõtted tõepoolest rakenduvad, kui meil on tegemist ka tehnilise taustaga. Ning kui neid norme tulevikus täiendatakse, siis me peame jälgima seda, et need on väga sisulised ja konkreetsed. Ja kolmas soovitus on seotud sellega, et me peame tugevdama neid kaitsemeetmeid, mis on valimisseaduses ära toodud, õigus e-hääletada vabalt ja jälgides salajasuse põhimõtteid ning loomulikult see on mureküsimus kõigi jaoks, kes e-valimistega tegelevad ja me näeme ka seda, et valimisseaduses on ka meetmeid, mis puudutavad pidevat valijate koolitamist, et teavad, mida need põhimõtted tähendavad, ka selged juhised valijatele, mis ütlevad seda, et valimine peaks toimuma konfidentsiaalses õhkkonnas ning ehk me saaksime siia tuua ka mingi sellise kohustusliku teabe, kus me paneme kasti linnukese, kus inimene näeb seda teksti ja ta kinnitab, et ta on valib ilma sunni jõuda ja tegemist on salajase protsessiga, et meiega saaksime aru, kuidas see hääletamine tegelikult toimub.
Nüüd neljas nõue viitab sellele, et seadusandlus peab olema ära toodud, et Vabariigi Valimiskomisjon ja komisjon saavad abi selleks, et teostada seiret, kui meil on tegemist rikkumistega ning me peame kindlasti jälgima ka auditi kaudu seda, mis toimuvad pärast valimisi, kas on toimunud mingid rikkumised, eriti mis puudutab hääletamise salajasust, kas on tegemist teatud järjekorraga, järjestusega, kus inimesed kasutavad sama seadet hääletamiseks. Ja kuigi see kontrollid juba teatud määral toimuvad, siis me leiame, et see oleks väga oluline, et see oleks kõige kõrgemal tasandil ära toodud valimisseaduses, et siin oleks samuti seadusandlusega korraldatud. Järgmine soovitus on see, et valimisseaduses peab olema ära toodud selge kriteerium, mida langetab riiklik valimiskomisjon, kui nad otsustavad mitte algatada või peatada või kui meil leitakse, et tulemused tuleb tühistada ning me leiame, et need tingimused peavad olema väga selgelt ära toodud ning mille põhiselt siis Vabariigi Valimiskomisjon võib otsustada, et mobiiltelefoni ei kasutata näiteks e-hääletamiseks ja siin on ka seaduse ära toodud teksti osad, mis sellele viitavad, siis need tingimused peaksid olema konkreetsemad ja selgemad, kus on ära toodud need kriteeriumid, mille põhjal leitakse, et antud tingimusele kas siis on vastatud või mitte. Järgmine puudutab täiendavat selgitamist ja täpsustamist, mis puudutab siis kontrolli teostamist ja see puudutab e-hääletamise õiguslikud sätteid tagamaks, et siin kasutatakse siis tehnoloogia viimast sõna ja rahvusvahelist head tava. Ning me leiame, et need nõuded peaksid olema ära toodud ja kaasajastatud pidevalt, tehes seda siis kaasava protsessi kaudu, kaasates erinevate ekspertide gruppe, kaasa arvatud kodanikuühiskond ja akadeemikud. Ning järgmine soovitus viitab konkreetselt sellele, et me valimisseaduses viitame erinevatele kontrollidele ja järelevalvemeetmetele, mille eesmärgis on tagada, et e-hääletamissüsteemid toimivad hästi ning selline kontroll on teostatud sõltumatu asutuse poolt ning see antud seadusandlus peaks viitama praegusele kõige kõrgemale tehnoloogilise tasemele ning olema vastavuses rahvusvahelise hea tavaga. Ja sellised kontrollid ja järelevalvemehhanismid on need, mida me saaksime paremini ka siis valimisseaduses ära tuua. Nüüd järgmiseks soovituseks on see, et me valimisseaduses kirjeldame paremini seda, millised on need kontrollimeetmed, mida saavad huvitatud osapooled teostada. Näiteks kui meil on tegemist valimisvaatlejad, kes on kvalifitseeritud, kas me tegemist riiklike või rahvusvaheliste ekspertidega ning kuidas me defineerime ära need läbipaistvusmeetmed, mis võimaldavad sellist kontrolli teostada. Tegemist on meetmetega, mis viitavad tehnoloogia kõige kõrgemale tasemele ja peavad olema vastavuses rahvusvahelise head tavaga. Ning see on nüüd delegeeritud usalduse tuumaks, see on nüüd arutelu, mis meil rahvusvaheliselt on erinevatel tasemetel toimunud ning üha rohkem me näeme ka seda, et erinevad riigiasutused võib-olla ei saa kõiki neid funktsioone täita nii, nagu nad peaksid seda tegema ja teatud kontroll peab olema antud isikutele, kes on väljaspool seda raamistikku ja seda väga selgelt defineeritud protsessi kaudu ning see ongi siis see H-tähe all olev soovitus. Nüüd, kui me vaatame I-d, siis me räägime sellest, et me peame valimisseaduses viitama ka juriidiliste nõuannetele, mis puudutab isiku samasuse tuvastamist ning vaatame ka sellega seotud võimalikku sunni kasutamist ja universaalset tuvastatavust ja siin me hindame seda, kellel on õigus korraldada isikusamasuse kontrolli
ning võtame arvesse ka siis Eesti valimissüsteemi eripära ning lisaks me peaksime pöörama tähelepanu ka nendele tingimustele, mille alusel vaatlejaid võib kaasata selleks, et selline kontroll on teostatud ja nagu meie ODIHR-is oleme öelnud erinevate raamistike kaudu, siis see, et me saame olla läbipaistvad ja et me kasutame vaatlejaid, kes saavad hinnata valimisprotsessi igat osa, siis see on väga oluline selleks, et luua usaldust igas süsteemis. Recommendation J looks to introducing legislation in the future which would establish Soovitus G vaatab tuleviku soovitusi, kuidas esitada kaebusi interneti hääletuse suhtes ja kuidas just vaatlejad saavad välja tuua ebakõlasid ja kuidas nendega edasi tegeleda avalikes huvides. Samuti vaadatakse interneti hääletuse spetsiaalseid keerukusi, tõendusmaterjali, uurimist ja lahendamist, nende apellatsioonide ja kaebuste lahendamist. Ja see on väga seotud eelmiste ODIHR-i soovitustega, et oleks väga suur hulk inimesi, kes võivad vajaduse korral kaebusi esitada, mitte ainult kodanikud, kes on kannatanud, vaid ka teised, kes näevad, et on rikutud inimeste õigusi. Ja lõpuks viimane tuleks kaaluda kriminaalõiguse kaasajastamist, et sisse viia sanktsioonid, mis on proportsionaalsed ja on just spetsiifilised kõigile interneti hääletusprotsessi etappidele. Ja on oluline tuua need kõik ühte raamistikku, et nad üksteist toetaksid ja pidestaksid. Nii et siin on nüüd meie järgneb seletus, kus on toodud rasvases kirjas meie argumendid, miks me tegime need soovitused. Ja ma tahan märkida, et nagu ma varem ütlesin, siis on loomulikult Eesti Riigikogu õigus need asjad seadustesse kirjutada, meie saame ainult soovitusi teha, aga meil ODIHR-il on mandaat aidata liikmesriiki nende OSCD raames võetud inimõiguste ülesannete elluviimisel. Me vaatame liikmesriikide õigussüsteemi ja pakume konkreetseid soovitusi, kuidas seda tulevikus parandada. Nii et ma loodan, et see kõik on olnud selge. Loomulikult hea meelega ma vastan teie küsimustele või kui tahaksite minuga midagi arutada, siis võime ka detailsemalt seda teha. Aitäh! Tõesti, need ettepanekud olid väga olulised, et võib-olla me nüüd lähmegi küsimustega nagu teemaplokkide kaupa edasi, et üks oluline aspekt, millele te viitasite, on muidugi see võimalus, et esiteks, kuidas siis ühendada e-valimised ja meie nii-öelda põhilised väärtused, mis tulenevad meie põhiseadusest, ehk siis valimiste salajasus, see, et oleksid valimised vabad. Ja üks aspekt, mis tuuakse välja, on see, et on erinevad võimalused, et rikutakse valimiste salajasust. Üks asi on grupihääletused, et tõesti näiteks hooldekodudes, et võidakse näha, kuidas hääletatakse või võidakse survestada. Aga veel üks oluline aspekt, mis puudutab valimiste salajasust, on see, et kuna valimisteenistusel on siis ligipääs võtmetele, logidele, see võib lubada neil valijate tuvastamist, aga võib lubada ka võimalikku manipuleerimist. Ja mina saan aru, et see on see koht, kus te olete toonud sisse aspekti, et peavad olema kaasatud sõltumatud eksperdid, sõltumatud audiitorid, sest praegu kogu see
algusest lõpuni verifitseeritus, algusest lõpuni kontrollitavus, põhimõtteliselt tehtud samade inimeste poolt ja kui isegi audiitor neid kontrolle teeb, ta ei tee seda kontrolli otsast lõpuni, ta, eks ole, ei saa tervet seda süsteemi kontrollida ja ma saan aru, et see ongi nüüd see, kus te näete seda turvariski, te näete riski hääletamise salajasusele, et võib-olla te saate veel seda teemat avada. Aitäh. Thank you very much for that question. And it is Suur aitäh selle küsimuse eest, see on väga oluline küsimus. Ma arvan, et see on midagi, mida maailma üldsus vaatab väga konkreetselt ja rahvusvahelised standardid põhinevad nendel kõrgetasemelistel põhimõtetel ja elementidel nagu universaalsus, võrdsus, läbipaistvus, salajasus, aga kui te mõtlete, mida see tähendab interneti hääletuses või veebihääletuses, siis on raske neid põhimõtteid konkreetseteks elementideks realiseerida. Ja siin ma viitan Ondihri eelmise aasta väljaandele, mis on valimisvaatlejate käsiraamat. See on midagi, mida me saame teile jagada, kui te olete sellest huvitatud. Aga see on nüüd alates leheküljelt 22 on meil välja toodud, kuidas OSCE ülesanded konkreetselt üle viia sellesse elektrooniliste IKT vaatepunkti. Seal me arutame hääletuse salajasust, tulemuste terviklikkust, hääletuse universaalsust, kvaliteeti, läbipaistvust, aruandluskohustust ja ka avalikkuse usaldusväärsuse meetmeid. Nii et kui te neid kõrgetasemelisi põhimõtteid ellu viite, võiks sellest abi olla. Aga nüüd otsast lõpuni kontrollitavus on väga oluline avaliku usalduse ülesehitamisel ja absoluutselt vajalik elektroonilises hääletussüsteemis, et see oleks usaldusväärne. Aga et see kontrollitavus nendel kahel tasandil, et üles ehitada avalikku usaldavust, see peab olema läbipaistev. Kodanikud peavad teadma, kuidas see kontrollimine käib, kes selles osalevad ja sellepärast on meil soovitus seda seaduses konkreetsemalt täpsustada. Ja on ka oluline see, et see kontrollitavus delegeeritakse osalejatele, kes on võib-olla väljaspool võrgustikku, aga nad nimetatakse ametisse. Nii et igaüks lihtsalt ei saagi osaleda selles otsast lõpuni kontrollitavuses, neil peavad olema vajalikud oskused, aga see võib olla kasulik avalikkuse usaldusväärsuse suurendamisel, et suurendatakse ka rahva mõistmist sellest. Vaatlejad, kes võib-olla, kellel ei ole nii häid teadmisi IT-valdkonnas, et tegelikult nemad siis vaatavad neid valimisi, vaatlevad, aga tegelikult ega nemad ei saa seda kontrolli teostada. Ja samal ajal, kui meil ei ole selget regulatsioone, et oleks tagatud läbipaistvus, sõltumatus auditeerimisel, siis sellest tulenevalt on ka järjest usalduse langus e-valimiste suhtes. Ja muidugi ka see aspekt, kui põhimõtteliselt auditeerib ja põhimõtteliselt kontroll võtmete ja ligipääs on võtmete ja logidele valimisteenistusel, kes ise siis need valimised ka korraldab, et siis see on ka selline üleüldine turvarisk ja veel üks aspekt on muidugi ka see, et need audiitorid, kes siis, saavad seda niinimetatud kontrolli teha, siis neile anta ligipääs kõigele. Aga ma siin annan edasi küsimuse Martin Helmele. Jaa, suur tänu. Kõigepealt aitäh sulle, Anastasia, et sa seda asja siin arutad, sest minu meelest üks osa sellest raportist räägib ka seda, et Eestis on olnud puudulik avalik arutelu
e-valimiste turvalisuse või mitteturvalisuse teemal. Ja kuni ei ole seda avalikku arutelu, siis me ei saa rääkida probleemidest ega lahendustest. Teiseks ma soovin tänada OSCE missiooni, kes on väga põhjaliku raporti kokku kirjutanud, mis minu meelest, ütleme siis niimoodi, võib-olla Eesti avalikkuse jaoks on vaja selgitada, et mis on nende roll, et nemad kui välisvaatlejad peavad olema väga diskreetsed ja delikaatsed, et nad ei sekkuks Eesti siseasjadesse, aga annavad siis nii-öelda sõltumatu ja professionaalse eksperthinnangu sellele, mis on probleemid ja kuidas neid lahendada, ja probleemid tulevad välja siit ikka ripurada pidi päris tõsised. Et ma küsiksin ka minu meelest, ütleme, kogu sellest 30 leheküljelisest tekstist ikkagi see, mis minu jaoks kõige suurem olulisem osa on see, et meil ei ole otsast lõpuni läbipaistev see asi, ei ole otsast lõpuni jälgitav see asi ja on terve rida soovitusi, mismoodi ta teha jälgitavaks ja kontrollitavaks, ja ilma nende kahe asjata me ei saa rääkida usaldusest. Ja siin on punktid 57, 58, 59, mis räägivad nendest teemadest ja annavad ka soovitusi. Ja siin on punkt 44, mis räägib sellest, kuidas usaldust mis on vaja teha, et tekiks üldse usaldus selle süsteemi vastu. Et minu meelest neid peaks Eesti avalikkus läbi närima, aga ma küsiksin küsimusena, et siit tekstist ka tuleb välja, et kuna e-valimiste süsteem on tehniliselt väga keeruline ja meil on mitte lihtsalt, et valimiskomisjon või valimisteenistus meil siis ei korralda valimisi, vaid osa nendest tegevustest, ka tehnilistest tegevustest on delegeeritud teistele riigiasutustele ja osa nendest asjadest on outsourcitud või siis allhankega ära antud erasektorile. Ja me oleme praktilises elus kokku põrganud probleemiga, et me saame küsida asju või saame soovida vaadelda asju, mida teeb valimisteenistus, aga meil puudub ligipääs, üldse igasugune ligipääs erasektoris tegutsevatele allhankijatele ja meil puudub ligipääs näiteks Riigi Infosüsteemide Ametile, et kuidas soovitab OSCE ODIHR seda probleemi lahendada? So here I think we would point siin võib-olla me viitaksime otse Euroopa Nõukogu soovitustele 2018. aastast, kus öeldakse, et tõesti on allhankijad ja eraettevõtjad on seotud, aga kogu protsessi lõppvastutus on ikkagi riigi valimiskomisjonil. Nii et ükskõik millised eraettevõtjad ja ka on kaasatud, siis rahvusvahelise tasandi põhimõtted peaksid olema kaasatud ja see riigi tasandi vastutav asutus peab ikkagi vastutama ja neil peab olema korralik järelevalve. Nad peavad mõistma kogu seda protsessi ja lõppude lõpuks nemad vastutavad avalikkuse eest, Eesti rahva eest, kõigi võimalike probleemide ja tööhäirete eest. Nii et kui te nüüd jätkate selle Euroopa Nõukogu kõrgetasemelisest soovitusest, siis iga kord, kui mingid ülesanded delegeeritakse teistele riigiasutustele või eraettevõtetele, siis peab kindlasti olema järelevalve ja arusaamine, millised protsessid käivad, mida need hõlmavad, arusaamine, kus võivad esineda probleemid ja ka see vabariiklik valimiste korraldaja vastutab ka rahva ees ja peab seletama seda neile. Ma loodan, et mu vastus oli selge. Kõigepealt minu poolt ka väga suur tänu selle suure töö eest. Ja minu küsimuse taust on siis järgmine, et käesoleva aasta märtsis korraldas Eesti Vabariigi Riigikantselei siis järjekordse küsitluse Eesti e-valimiste usaldusväärsuse kohta
ja Eesti Vabariigi Riigikantselei on Eesti Vabariigi ametlik institutsioon ja meil ei ole mingit alust kahelda nende küsitluse tulemuste usaldusväärsuses. Ja need tulemused, mis olid ennegi tegelikult halvad, sel aastal läksid siis veel halvemaks, kui 2024. aastal ei usaldanud e-valimisi 34%, siis selle aasta märtsis juba 39%. Ja mul on alust arvata, et nüüd teie selle hinnangu tõttu, mida siis ka meie meedia kajastab, et selle hinnangu tõttu alaneb see usaldus Eestis veelgi. Ja mul on siis see küsimus teile, et kas teil on teada veel mõni teine riik, kus usaldus oleks nii madal ja mis oleks teie nõuanne, et meil tulevad valimised juba oktoobris ja seadusandja läheb tegelikult juba homme suvepuhkusele, muudatusi sisuliselt teha ei jõua ja ma tõesti tean, ma ei küsi teie käest seda, et kas need valimised teha ainult pabervalimistena või kasutada ka e-valimisest, te peate seda Eesti siseasjaks. Küll aga küsin, et kas see Eesti e-hääletuse süsteem praegusel hetkel vastab nendele kohaldatavatele standarditele, mille on kehtestanud siis Euroopa Nõukogu, ODIHR ja Veneetsia komisjon. Aitäh! Thank you very much. So maybe Suur aitäh! Võib-olla ma alustan sellest, et Eesti on väga unikaalne juhtum maailmas ja maailmas ei ole palju riike, kus toimub interneti valimine eriti sellisel laialdasel tasemel. Aga ma ei tahanud öelda, et see ei oleks sobiv valimisviis, aga see on Eesti rahva otsus Eesti parlamendi juhtimisel. Loomulikult me soovitame alati laiemat avalikku arutelu ja suuremat läbipaistvust. Ma ütleksin, et rahvusvahelises raamistikus tundub, et see suurendab rahva usaldust suuremas plaanis, aga julgeolek läbi mitte läbipaistvuse on ka midagi, mida me tihti kommenteerime, sest paljud riigid arvavad, et see on hea, aga meie oleme leidnud, et alati läbipaistvus suurendab avalikkuse usaldusväärsust. Nii et kas meil on mingeid soovitusi, siis on valijate parem harimine, suurem teabe jagamine avalikkuses, erinevate ekspertide kaasamine, erinevad kodanikest vaatlejad ja need on need soovitused, mis me teeme. Ja see, et kas jätkata interneti hääletuse jätkamine, see on loomulikult Eesti rahva sõltumatu valik, aga kuidas teha see süsteem mõistetavamaks, läbipaistvamaks ja jälgitavamaks on just midagi, mida me oma soovitustega püüame teha ja me oleme toonud välja mõned väga selged sammud, mida teha, et seda tulevikus parandada. Ja aitäh. No tegelikult jah, et nendest vastustest kõlabki läbi, et ega siiamaani polegi olnud sellist piisavat läbipaistvust, piisavat kaasatust ja tõesti, et kui mõelda ka viimastele muudatustele, mis olid valimisseaduses ja kuhu siis kirjutati sisse ka võimalus m-hääletuseks, ega ei olnud parlamendis sellist laia ulatuslikku konsensust selles küsimuses, mis on ka üks asi, millele te olete viidanud oma raportis, et tegelikult see on probleem valimiste usalduse osas, kui sellised arutelud ei toimu suuremalt avalikkuses, vaid tõesti on teatud võib-olla poliitilised jõud, kes lähevad nende muudatustega edasi, et tõesti võetakse see vastu häälteenamusega, aga samas see häälteenamus ei ole piisav, mis tegelikult ei kajasta seda, et ühiskonnas on see valmisolek ja konsensus olemas, et tõesti, et need on need olulised asjad, mida te olete välja toonud. Nüüd küsimus Varro Vooglaid. Ja, suur tänu. Kõigepealt liitun ka omalt poolt tänusõnadega ODIHR-i ekspertidele, sellepärast, et te olete teinud ära väga märkimisväärse töö, toonud esile mitmed väga tõsised probleemid
ja andnud seeläbi väga olulise panuse Eesti valimissüsteemi usaldusväärsuse saavutamiseks. Nii et suur aitäh tõepoolest. Valimissüsteemi usaldusväärsuse tagamine peaks loomulikult olema meie kõigi ühine mure sõltumata poliitilistest erimeelsustest. Nüüd enne, kui ma jõuan oma küsimuseni, ma sissejuhatuseks ütlen, et minu jaoks on fundamentaalne probleem selle süsteemiga seonduvalt ja teie osutate sellele ju samuti omal moel, et ilmselt on sellest internetivalimiste süsteemi toimimisest suutelised aru saama maksimaalselt 0,1% kodanikest, võib-olla maksimaalselt 0,01% kodanikest. Ja kui ma nagu filosoofilise pilguga sellele küsimusele vaatan, siis minu meelest on võimatu tagada sellise süsteemi vaadeldavust, millest absoluutne enamus inimestest ja tõesti nagu ülekaalukas enamus inimestest pole põhimõtteliselt võimelised aru saama, sest see nõuab ekspertteadmisi vastavas valdkonnas. Ja kontrast paberhääletamisega on siin meeletu, sellepärast et paberhääletamise süsteemist on võimelised ilmselt aru saama 99% kodanikest, sest seal ei ole ju mitte midagi keerulist iseenesest. Nüüd selles olukorras minu parima arusaamise kohaselt on eriti oluline, et vähemalt oleks interneti valimiste süsteemis tagatud see end-to-end verifiability ehk siis otsast lõpuni kontrollitavus, krüptograafiline, matemaatiline kontrollitavus, et oleks võimalik veenduda, et andmed, mis sisse lähevad, vastavad siis andmetele, mis süsteemist välja tulevad. Ja ometi, nagu te isegi selles oma raportis või hinnangus või arvamuses osutate, ei ole seda Eesti valimissüsteemi, interneti valimiste süsteemi puhul siiamaani saavutatud. 2017. aastal seejuures valimissüsteemi loojad ise kinnitasid, et see on saavutatud. Tegelikult me teame tänaseks, et see kinnitus oli vale, see on otseses mõttes vale, seda siiani ei ole ja selle tõttu me seisame silmitsi ka olukorraga, kus näiteks 2023. aasta Riigikogu valimistel, nagu OSCE isegi oma 23. aasta Riigikogu valimiste raportis osutas, oli reaalselt võimalus, vähemalt teoreetiline võimalus teatud faasis, kus siis kehtivad e-hääled eraldati tühistatud e-häältest hääli välja vahetada. Ja ei olnud audiitorile kättesaadavaks tehtud ka tarkvara, millega saaks kontrollida, et seda ei tehtud. Et see on lihtsalt üks selline fundamentaalne näide probleemist, millega me silmitsi seisame, kui seda otsast lõpuni kontrollitavust tegelikult ei ole süsteemis sisse viidud. Ja nüüd tänaseks me teame siin eelnevate nädalate istungite pinnalt ka seda, et tegelikult puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et audiitor oleks viinud läbi mingisuguseid pistelisi kontrolle, millega veenduda, et seda väljavahetamist ei toimunud. Ja üleeile kuulsime, et isegi need videod audiitori tegevusest, mis peaksid olema ainuke tõend, mille tuginedes me saame veenduda, et väljavahetamist ei toimunud, on mingil arusaamatul põhjusel ära kustutatud. Ja nüüd ma jõuan oma küsimuseni, et olles teie raportit ka eile õhtul põhjalikult lugenud, selle otsast lõpuni läbi vaadanud, kas ma saan õigesti aru, et ka teie hinnangul tegelikult selle otsast lõpuni kontrollitavuse sisseviimine kasutatavasse internetivalimiste süsteemi on kõige hädavajalikum ja olulisem samm selleks, et tagada internetivalimiste süsteemi elementaarne usaldusväärsus? Aitäh! Thank you very much for that exposition. Suur tänu selle sõnavõttu ja küsimuse eest. Kui me räägime otsast lõpuni kontrollitavusest, siis see on võtmetähtsusega süsteemis ja seda tehakse selleks, et viia sisse ka terviklikkuse nõuded ja saavutada usaldust. Ja siin on mitmeid asju, mitmed elemendid, mida tavakodanik ei pruugi aru saada, aga see puudutab meie elu igasuguseid aspekte, sest me ei saa olla kõik eksperdid kõikides valdkondades. Ning just ongi see delegeeritud usalduse teema, mida me raportis oleme ära toonud, see tulebki siin sisse. Et teie kui kodanik, te usaldate teisi isikuid, kellel on need teadmised olemas ja kellel on ka piisav võimekus süsteeme kontrollida. Ning te saate usaldada seda inimest, siis meil peab olema, me leiame, et see peab olema laiem kui lihtsalt Vabariigi Valimiskomisjon. Me räägime siin paljudest isikutest Eesti ühiskonnas, kaasa arvatud eksperdid, akadeemikud ja kodanikuühiskonna eksperdid, kes võivad saada ligipääsu kontrolli teostamiseks. Ja siis nendel, võttes arvesse nende teadmisi, nemad võivad siis kinnitada teistele, et tegemist on menetlusega, mis on korrektne või mitte ja siis piisavalt ka usaldust ning selle põhjal kodanikud saavad langetada
informeeritud otsuse, kuidas nemad süsteemi usaldavad. Nii et ma leiangi, et nende ekspertide grupi laiendamine, kes saavad vaadata süsteemi erinevaid elemente, kes saavad neid elemente testida ja siis kinnitada tõepoolest, kas need on korrektsed või mitte. Ning selle tulemusel me saame saavutada paremat usaldust avalikkuses. Ma ei taha nüüd väljaspoolt väga palju näiteid tuua, aga näiteks kui me vaatame Šveitsi mudelit, siis nemad on sisse viinud ka siis avaliku kontrolli ja sisevaate tegevuse, kus eksperdid või informeeritud kodanikud saavad kontrollida ja anda siis omapoolse raporti, kirjeldada probleeme, mida nad on näinud vahetult enne seda, kui süsteemi kasutatakse, ehk siis neid või võimalik seda ka parandada just sellel hetkel, kus ei ole toimunud valimisi või kasutusega või kus ei ole ohtu riiklikule julgeolekule. Ja nende arvates ning paljude teiste arvates ka see on aidanud seda arutelu taset tõsta ja siis on ka suurem usaldus selle vastu, kuidas sellega edasi minna. Nii et võib-olla see on ka üks asi, mida me saame paremini arvesse võtta, tagamaks seda, et meil mitte ainult need süsteemid ei ole paigas kontrolli teostamiseks, aga meil on ka isikud, keda usaldatakse, kes on sinna testimisele kaasatud, kes osalevad kontrollis, et kodanikud siis saavad vaadata neid isikuid, keda nemad usaldavad, et meil on siis suurem kindlus süsteemi vastu. Suur tänu. Ja, suur aitäh, et ma korra ütlen, et M-valimiste puhul olid ka praegu läbi viidud testid ja tegelikult nüüd valimiskomisjon otsustas, et M-valimisi ei rakendata ja veel arvestades ka seda, mida te ka alguses mainisite, et mis ohud, üks asi on e-valimised, aga mis ohud tuleksid ka M-valimistega, et kindlasti tänases kontekstis oli see ainuõige otsus valimiskomisjoni poolt, et vaatamata sellele, et seadusandlus oli vastu võetud, siis kindlasti sellega edasi minna oleks päris keeruline, arvestades, et e-valimiste puhul meil ei ole tagatud kogu see läbipaistvust ja algusest lõpuni kontrollitavus ja nagu te ütlesite õigesti, et tõesti täna valimisteenistuse käes on liiga palju olla sellist nagu kontrolli ja otsustamist kogu selle protsessi üle ja ei olegi piisavalt kaasatud sõltumatud eksperte, teadlasi ja vaatlejad, professionaalsed vaatlejad, kes siis kogu seda protsessi algusest lõpuni jälgiksid. Ja ma tuleksin ka võib-olla selle sama küsimuse juurde, et tõesti see moment, mida ka OSCE oma raportis mainis, et eks ole, kuna meil on selline hääletussüsteem elektrooniline, et on võimalik hääletada mitu korda. Ja siis lõpuks, eks ole, loetakse viimane hääl. Et mis on viimane hääl, et see loetakse siis, et see on siis see põhiline hääl, eelmised hääled kustutatakse. Ja eks ole, see on see protsess, kus siis ka see hääl tehakse anonüümseks. Aga minul on siin küsimus teile, et selles osas, et salajasuse küsimus, et kuidas see mõjutab salajasust, et põhimõtteliselt ju terve see aeg, kuna isik saab mitu korda hääletada, siis see hääl on pidevalt seotud selle isikuga, eks see on isiksustatud. Ehk siis ja alles siis sellel viimasel etapil, eks ole, tekib see anonüümsus. Üks asi on see muidugi protsess, et üleüldse kogu see protsess, kus oli see häälte eraldamine, et see ei olnud kontrollitav, puudus järelevalve. Teine aspekt on just selline nagu põhimõtteline see häälte salajasuse tagamine, sest et kui me lähme, eks ole, paberiga hääletame, me hääletame ära ja enam, kui pärast seda, kui sa viskad, eks ole, selle sedeli kasti, enam ei ole see hääl sinuga seostatav, et kõik see anonüümsus on tagatud. Siin aga põhimõtteliselt, kuna me hääletame mitu korda, et siis hääl on nii-öelda selle hääletajaga tükk aega, eks ole, seotud. Et mis on nagu teie hinnang sellele mitmekordsele hääletamisele ja kuidas see seostub meie hääletamise salajasuse põhimõttega? Aitäh!
Thank you very much. As far as I Suur tänu. understand, Kui ma nüüd aru saan sellest, et kui on võimalik hääletada rohkem kui üks kord, siis selle eesmärk oligi tagada salajasus ja vältida sunni kasutamist. Kui keegi istub sinu kõrval ja sunnib sind hääletama teatud viisil, siis mingil suvalisel ajahetkel tulevikus sa võid lihtsalt uuesti valida, hääletada mingis teises asukohas või tulla ka füüsiliselt kohale valimisjaoskonda ja siis panna oma hääletussedeli kasti ja siis see viimane hääl on see, mis loeb. Nüüd, mis puudutab seost isiku ja tema hääle vahel, siis tehnilises vaatepunktis ma olen aru saanud sellest, et meil on see topeltümbriku süsteem Eestis. Et esimesel etapil see on seotud konkreetse inimestega, aga kohe, kui see viimane hääl on tulnud, siis see krüpteering läheb lahku antud isikust, kes hääletas ja sellest hetkest on tagatud anonüümsus ja kuni siis selle universaalse kontrollitavuse kontrolli hetkeni. Nii et ma ei leia, et see oleks probleemne ning kui me räägime mitmekordsest valimisest, kui seda on kõike korrektselt tehtud, siis see ongi asi, mis tegelikult tekitab usaldust, et inimesed teavad, neil on võimalik siis ilma sunnita valida, kuid see sunni kasutamine võib olla rohkem selline sisemine. Nii et kui keegi on sundinud teid valima teatud viisil ja siis kas sa tõepoolest hiljem oma valimist või häält muudad, see on hoopis filosoofilisem ja kõrgetasemeline diskussioon, aga ma leian, et need meetmed, mis praegu paigas on ja nii nagu tehniliselt mina aru saan sellest topeltümbriku süsteemist, siis peaks tagama ka seda, et see isiku lahkulöömine tema häälest on see, mis toimub praegusel hetkel. Kui ma tohin lisada, siis me analüüsisime seda informatsiooni, me ei vaadanud tehnilisi detaile, aga see ei tähenda, et see ei oleks oluline. Nii et kindlasti me seda ka tehnilisel tasandil ka hindame, kui me vaatleme valimisi, sellepärast me võtame tööle ka tehnilisi eksperdid, kes on siis antud tehnoloogia eksperdid, kes vaatlevad seda ja arutavad neid küsimusi ka valimiskomisjoniga ning oma raportis me oleme viidanud ka nendele kontrollitavuse aspektidele, millega on kõik rahule jäädud ja see siin on ka toodud välja paralleelis eelmise raportiga, aga siis siin ongi meie soovitus, et see kontrollitavus peab olema seotud sõltumatu protsessiga, see ei puuduta ainult audiitori kasutamist, see puudutab ka teisi kaasatavaid osapooli ja delegeeritud usaldus on väga tähtis. Aitäh teile, Martin Helme. Jaa, see on muide oluline punkt, mis praegu öeldi välja, et hinnati nii-öelda seadusandlikku raamistust, mitte tehnilist teostust. Nüüd ennem oli juttu siin sellest, et kuidas siis usaldussüsteemi vastu parandada, et siin on terve rida punkte, mis sellest usaldusest räägivad, näiteks 64. punkt või 65. punkt või ka 68. punkt ja ka 69, mis räägib kriminaalkaristuste karmistamisest. Ja siis üks lahendus, mida vaatlejad välja pakkusid, oli see, et avalikkust tuleb rohkem harida. Ma lihtsalt juhiks tähelepanu sellele ja meie headele külalistele, et mida rohkem avalikkus on haritud e-valimiste teemal, seda väiksem on usaldus e-valimiste suhtes. Et see on nagu korrelatsioon on ühene. Ja terve hulk soovitusi selle usalduse taastamiseks on antud ja te mainisite ka, et juba 2017. aastast on Odiril olnud soovitus meile siis Eestile, mida teha selle usalduse taastamiseks. See soovitus korratakse ka siin uuesti üle ja ma lihtsalt, võib-olla te oskate mulle numbreid, olete paremini arvet pidanud, aga mina nokkisin sellest raportist ja varasematest raportitest välja, et kui nüüd lisada selle raporti 9 soovitust, siis varasemalt on antud meile 18 soovitust ja sellest 18 soovitusest siis 8 puudutavad 23. aasta Riigikogu valimisi ja kogu sellest kompotist ainult 2
soovitust on täielikult teie enda arvepidamise järgi täidetud. Tõsi, 3 või 4 soovitust on sellised, mis tänasel päeval ei ole enam kasutatavad, sest me oleme süsteemi muutnud ja nad on puudutanud mingeid spetsiifilisi asju, mis ei ole enam asjakohased. Aga 7 varasemalt antud soovitust on jäänud täitmata ja siis need 23. aasta või ka nüüd praegu antud soovituste kohta ei ole veel hinnangut andnud, nii et meie soovitusi on vähe täidetud, ma ütleks selle kohta, et minu küsimus on selles, et just selle suurema harituse teemal, et kust tuleb teie arvates ette see piir, kust maalt avalikkuse toetuse puudus muutub probleemiks demokraatiale endale, sest et seda te ütlete jälle, kui ma nüüd õigesti mäletan või lugesin selles samas 64. punktis, te ütlete, et kogu selle süsteemi kontrollitavuse ja seadusandliku selguse puhul on oluline, et avalikkus usaldab seda süsteemi, et trust assumptions on which internet voting relies should be discussed as part of the risk assessment, ehk siis riskide hulka kuulub ka usalduse puudumine. Et kuna teil on olemas see nii-öelda handbook ja erinevate teiste riikide kogemus, te ütlete, et Eesti on unikaalne, ma arvan, meil Eestis on 2 lehte arvamus, et kas see unikaalsus on meie demokraatiale kasuks või kahjuks, aga kuna teil on olemas nii-öelda laiem kogemus, et kust maalt muutub usalduse puudus selle süsteemi nii suureks riskiks, et me saame rääkida ikkagi probleemist demokraatliku protsessi endaga, aitäh. So maybe I'll start with paragraph 64. Võib-olla alustan siis punktis 64 ja siis annan Goranile sõna selleks, et tema reageerib soovitustest. Aga kui me vaatame punkti 64, siis seal me viitame riski hindamise tegevustele, nii nagu see on ära toodud Riigikogu valimise seaduses ja millele me viitame, on see, et seadusandjad tulevikus defineerivad neid ülesandeid riski hindamise teostamiseks selgemal viisil valimisseaduses endas, aga riski hindamise teema on see, mis on tavapraktika küberjulgeoleku valdkonnas ning elektroonilises süsteemides üldiselt, mida me peame pidevalt tagama sobiva metoodika, kuidas me defineerime, tuvastame ja võitleme erinevate riskide vastu, mis võivad esile kerkida. Nüüd me ei ütle seda, et need riskid on Eesti süsteemiga lahutamatult seotud, vaid ma ütlen seda, et ükskõik millise elektroonilise süsteemiga me peame olema teadlikud sellest, et sellega võib kaasneda riskid ning seejärel meil on vaja väga selget protsessi selles osas, mida te siis ette võtate, kui selline risk esile kerkib. Nii et ma ütleks, et see on rohkem selline kindlustuspoliis. Samamoodi loodan, et loodetavasti autoavariid ei toimu ja tavalised inimesed ei tee nii palju avariisid, aga küsimus ongi selles, et juhul, kui mingi probleem tekib, mis siis saab teatud olukorras ning milline on siis A-plaan, B ja C ja D ja see ongi see mõte selle riski hindamise metoodika taga. Ja ma loodan, ma sellele vastasin ja ma annan nüüd sõna Goranile, kes vastab soovituste teemale. Suur tänu, härra Helme, kes edastasite omapoolse arvamuse ja ma peaksin ütlema ka seda, et me tegelikult ei viita soovituste elluviimist sellisel viisil, kui me teeme seda järgmise hindamise või vaatlemise missiooni kaudu. Meil on siis ekspertide meeskond ja missioon ise teostab selle formaalse soovituste elluviimise hindamise vastavalt sellele, kas see nüüd on ellu viidud või mitte ning meie siis edastame selle informatsiooni oma raporti kaudu, mis puudutab nende konkreetsete valimiste vaatlust, aga meil on ka kõik need varasemad soovitused olemas. See on 25, paragrahv 25 ODIHR on siin link olemas vestlusaknas ning seal te näete kõiki neid soovitusi, kuidas meie neid soovitusi näeme tõlgeda. Kuid oluline märkida ka seda, et need soovitused, mis eelmises raportis on ära toodud, mis olid seotud e-valimisega, siis me ei ole nende sisseviimist veel hinnanud ja see toimub siis, kui me tuleme järgmine kord valimisi vaatama. Kui me tuleme kohalikke valimisi vaatlema või kui me tuleme järgmist Riigikogu valimist vaatlema. Aitäh, et ma korra
käsitlen seda teemat, mida Martin Helme ka mainis, et tõesti teie oma raportis toote välja, et tuleks paremini lahti kirjutada ja üldse kirjutada karistused, mis puudutavad e-valimisega seotud rikkumisi, nagu et näiteks kas siis andmete muutmine või süsteemi kahjustamine või tõesti mingi info lekkimine, võimalik manipulatsioon, süsteemi sisene, et mind huvitab, et eks ole, see tegelikult ettepanek ja muudatus tähendab omakorda, et te näete, et sellised ohud on reaalselt olemas, et need tuleb ära hoida, ennetada ja tegelikult ka selle jaoks rakendada karistusmeetmed. Et kas ma saan siis õigesti aru, et teie kui eksperdid, et teie näete, et tegelikult on oluline täna karistusseadustikku selles osas täiendada, et kuna te näete, et sellised ohud ja riskid on täiesti võimalikud. Aitäh! Thank you very much for that question. Yeah, and it's selle küsimuse eest ning tõepoolest me räägime siin õiguslikust terviklikkusest, kus meil on valimisseadus, mis hindab kõiki küsimusi, mis on seotud e-valimisega ning see puudutab valimisi üldiselt, aga siis on siis teisene seadusandlus või kui me vaatame siis karistusõigust, siis see vaatab erinevaid karistusi ning see seadusandlus, need kaks seadusandlikku teksti peavad olema omavahel vastavuses. Nii et kui me viime sisse valimisseadusesse muudatuse selle kohta, et kui meil on tegemist e-valimise süsteemi rikkumisega, siis karistusõigus peaks samuti viitama nendele samadele tegevustele ja karistustele, mis siis karistusõiguse kohaselt juhtuma hakkab, kui inimesed kui kõik seda seadust on rikkunud. See on rohkem seotud sellega, et erinevad seadusandlikud tekstid peavad olema omavahel vastavuses, et nad toetavad üksteist ja seadusandja võiks selle peale tulevikus ka mõelda. Kui ma tohin lisada, sellega me ei mõtle seda, et need sätted, mis puudutavad õigusrikkumise karistumist oleks puudu. Need ei ole puudu, aga kui meil on tegemist sättega, mis näeb ette siis häälte ostmist ja tegemist on kriminaalkaristusega, siis seda me võime siis ka kasutada siis, kui meil on tegemist grupi hääletamisega või kui meil on tõendeid selle kohta, et kellelegi on makstud tema hääle eest, aga internetihääletus või e-hääletus on väga laialdaselt kasutuses Eestis ning on ka teisi haldusküsimusi, karistusega seotud küsimusi, mis võivad siin esile kerkida. Kui meil on tegemist pahatahtlikkusega, siis peab olema ka vastavad karistused ette nähtud ka seadusandluse selle kohta. Ja, et nõustun ekspertseisukohaga, et tõesti, et kui sellised võimalused on olemas, eks ole, need ohud, et tegelikult peaks olema ka vastav seadusandlus ja vastavad seadust karistusseadustikus sätestatud, et tõesti, et ma arvan, et see on praegu seaduses olev lünk. Ja nagu me teame, et karistusseadustik töötab ka väga olulise preventiivse meetmena ja põhimõtteliselt, eks ole, täna meil see täielikult puudub. Nüüd küsimus, kas on registreerinud Jaak Valge? Jah, ma tänan. Kõigepealt mina vabandan, et minu põhiseaduskomisjoni nõunik saatis selle raporti minu postkasti täna hommikul just enne seda, kui ma tööle hakkasin tulema. Ma olen jõudnud seda vaid servida. Ja ütleme nii, et kui mu küsimus on selles raporti kontekstis natukene primitiivne või lahtisest uksest sisse murrab, et siis palun seda mitte tähele panna. Palun kergemat karistust. Aga küsimus on kitsam, et selline, et kas ODIHR peab probleemiks seda, kui siis e-hääletuse tarkvara arendamise üks võtmeisik juhib ka seda teaduskolleegiumi, mis esitab riskianalüüse Eesti e-hääletuse kohta. Et meil selline juhtum on, meil on siis näiteks teeb Dan Bogdanovi nimeline isik Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjonis on üks tarkvara arendaja
ja ka siis samas esitab riskianalüüse. Et kui see on probleem, et vastus on jah, et siis kuidas see kajastub ka Odiiri arvamuses ja milliseid meetmeid tuleks võtta selliste olukordade ärahoidmiseks? Aitäh. I can just say briefly potentially that Dan Bogdanov ma võin lühidalt öelda, et Dan Bogdanov, me kohtasime teda oma hindamisvisiidil selle arvamuse ettevalmistamisel. Me saame aru, et see rühm, kes neid hinnanguid annab, ta on seal esimees, aga seal on väga palju erinevaid eksperte. See on suur rühm, ta ei ole seal üksi, aga loomulikult on see Eesti riigiasutuste asi kindlaks teha, kas seal on huvide konflikt. Mina isiklikult seda ei näe. Varro Vooglaid. Ja, suur tänu. Mina tahaksin peatuda kahel punktil, täiendaval punktil, mida te olete toonud oma arvamuses esile, mõlemad väga olulised järjekordselt, aga tahaksin paluda võib-olla teil natukene oma sõnadega neid veel lahti rääkida, et mida te siis konkreetsemalt soovitaksite ette võtta. Et esimene punkt seondub siis vähese vaatlejate kaasamisega. Ja te ütlete, et seadus ei täpsusta, kuidas ja mil määral saavad vaatlejad jälgida ja kontrollida interneti hääletust. No ma ütleksin, et tegelikult on Eestis olukord selles mõttes veel hullem, et Riigikogu valimiste seadus paragrahvis 12 lõige 3 ütleb, et Vabariigi valimiskomisjoni istungid on kõik avalikud, aga nüüd viimastest kuudestki meil on mitu konkreetset kaasust, kus vaatlejad on lihtsalt eemaldatud Vabariigi valimiskomisjoni istungitelt, olgugi et seadus ei näe ette mingisuguseid erandeid, selleks ütleb, et peab olema avalik ja vaatlejatel peab olema võimalik osaleda. Ja sellega seonduvalt ma võib-olla paluksingi teil natuke selgitada, et millisel konkreetsel viisil saaks seda olukorda teie hinnangul parandada, et kuidas siis saaks paremini vaatlejaid kaasata sellisel viisil, et oleks tagatud suurem usaldusväärsus valimiste süsteemi vastu. Ja see teine punkt, mille kohta ma küsiksin kommentaari, seondub siis sellega, kus te ütlete, et kaebuste süsteemne reguleerimata jätmine, puudub konkreetne mehhanism interneti hääletuse rikkumiste kohta avalikes huvides kaebuste esitamiseks. Samuti puuduvad sobivad tähtajad ja tõendamisreeglid. Ja tõepoolest, kui me vaatame ka kohtupraktikat nende asjadega seonduvalt, siis vandeadvokaat Paul Keres, ma ei tea, aasta aega tagasi või umbes nii Riigikogu ees ettekannet pidades ütles ka, et ainuüksi asjaolu, et ligi pooled kaebused, mis on Riigikohtule esitatud, on jäänud üldse sisuliselt läbi vaatamata ja ülejäänud on jäetud rahuldamata ja sageli sellepärast, et öeldakse, et kaebajal puudub isiklik puutumus selle probleemiga, et tema õigusi pole isiklikult rikutud, mis omakorda osutab siis sellele, et tegelikult oleks vaja ka populaarkaebuse võimalusteks. Et äkki te oskate ka siin siis natukene anda mingisuguseid soovitusi, mida saaks teha, et kuidas konkreetsemalt saaks viia sisse selle süsteemi, et avalikes huvides oleks võimalik kaebus esitada, ehk siis, et kaebused ei jääks läbi vaatamata, sisuliselt väga olulised kaebused ei jääks läbi vaatamata lihtsalt sellepärast, et vaatlejale, kes on asjaga kursis ja kes on probleeme täheldanud, ei öeldakse Riigikohtu poolt lihtsalt, et aga teil puudub isiklik puutumus selle asjaga. Aitäh. Thank you very much for that question. Suur aitäh selle küsimuse eest. Ma arvan, et see on seotud meie arvamuse viimase osaga, mis on internetihääletuse põhiseaduslikkuse hinnang. Me viitame siin 2025. aasta kohtuotsusele, mis oli just Vabariigi valimiskomisjoni istungite ligipääsetavusest ja siis te viitasite Riigikogu seaduse punktile, mis ütles, et nende istungid on avalikud ja nende protokollid on samuti avalikud. See juhtum, millele te viitasite, oli vist see, kus üks vaatleja tahtis kaugelt liituda ja ta eemaldati osast arutelust, sest olid sisejulgeoleku probleemid. Ülemkohus leidis oma otsuses, et arutatavad meetmed tol hetkel olid
oli võib-olla tõesti oli vajalik seda arutelu tol hetkel piirata ja seda peab Vabariiklik valimiskomisjon igal juhul eraldi hindama, kui sensitiivset infot nad parajasti arvutavad. Nii et Ülemriigikohus leidis, et ehkki küll istungid on kõigis osades avalikud, siis kui osad osalejad on kaugühendusega, siis võib-olla mõned küsimused on liiga tundlikud. Ma küll nüüd ei taha olla eriarvamusel Riigikohtuga, aga pean ütlema, et seal oli ka erinev arvamus, sest ei ole veel ühist hinnangut, kuidas tuleb toimida kaugühendustega. Aga loomulikult nende istungid on kõik avalikud ja need salvestatakse. Nüüd kaebuste küsimus, see on erinev kategooria. Ja kõigepealt, kellel on õigus seaduse järgi esitada kaebusi? Seaduses on arusaam, et ainult inimesed, kes isiklikult kannatavad kahju, ainult neil on õigus esitada kaebus vastavalt oma kannatatud kahjule. Aga mitmete teiste riikide õigussüsteemides on võimalus esitada kaebusi ka avalikes huvides. Ja seda me esitasime Eestile lihtsalt mõtlemiseks. Ja selle õiguse laiendamine mitte ainult inimestele, kes on kannatanud kahju, vaid näha ka seda, et teiste teatud tegevustest võib tõusta avaliku kahju, võiks ka olla üks ja selle kaebeldmise lubamine võib olla üks võimalus, kuidas suurendada avalikkuse usaldust. Sest isegi kui üks inimene ei kannata kahju, siis tal võiks olla võimalus selle üle kaevata. Ja ma lisan, et kui Beata rääkis soovitustest, rääkis ta soovitusest G, mis ütleb, et peaks olema just avalikes huvides kaebuste esitamise võimalus. See ühtib meie üldiste soovitustega, sest kaebuste esitamise õigus peab olema võimalikult laial hulgal isikutel, sest see on lihtsalt hea valimispraktika. Vabandust, et lihtsalt täpsustava küsimusena, et kas selline praktika on teistes riikides ehk kasutusel, et näiteks vaatlejatele vähemalt antakse populaarkaebuse esitamise võimalus. Et on arusaadav, kui ei taheta seadustada seda, et igaüks võib esitada kaebuse avalikes huvides. Aga kas lahenduseks võiks olla see, et need isikud, kes on registreeritud ametlikult vaatlejateks ja viibisid protsessi juures, vähemalt selle osaga seonduvalt, mis puudutab siis vaatlemisse, saaksid esitada kaebuseid avalikes huvides? Aitäh! Jah, ma ütleksin, et on riike maailmas, loomulikult mitte kõik, aga mitmes riigis lubatakse registreeritud vaatlejatel esitada kaebusi ja neid arvestatakse olevat avalikes huvides. Aitäh, et tõesti, et see kaasus, millest me rääkisime, kus tõesti oli üks vaatleja eemaldatud valimiskomisjoni istungilt, ja selle kohta oli ka Riigikohtu otsus ja ka muidugi ka eriarvamus, kus eriarvamus oli kirjas, et tegelikult see ei olnud korrektne, aga et oli kaasus ka eelmisel nädalal, millest muidugi OSCE esindajad ei saagi midagi teada, et kus oli samuti valimiskomisjoni koosolek, kus otsustati, kas võtta kasutusele M-valimised või mitte, ja täpselt samamoodi kahjuks vaatleja oli füüsiliselt siis politsei abiga eemaldatud sellelt istungilt, mis vähemalt minu hinnangul läheb vastuollu seadusandja tahtega, et kui seadusandja võttis vastu selle seaduse, kus on eraldi paragrahv,
mis ütleb, et valimiskomisjoni istungid on avalikud, noh siis selle mõte oligi tagada see läbipaistvus, tagada kindlus, et see, mis puudutab valimissüsteemi otsuseid, mis puudutavad meie valimisi. Noh, et paratamatult, eks noh, sellised olukorrad samamoodi ju tekitavad sellist usaldamatust sellise valimiste süsteemi, aga ka otsustuste osas, et noh, et kindlasti see on see olukord, millega me ka edasi tegeleme ja uurime, et see seoses selle pretsedendiga. Nüüd küsimus, kes on registreerinud Arvo Aller, palun. Aitäh, et mul pigem võib-olla ei ole küsimus, et mul on, tahtsin just tänada selle ekspertiisi korraldajaid ja nende kiire reageerimise osas, et ikkagi 9 kuuga saada esimesest kirjast lõpptulemuseni on suht väga hea saavutus, et minu poolest tänusõnad ja sellele kiire reageerimisel, nii et siit on ainult meil võimalik edasi minna ja see annab meile võimaluse, toob välja need punktid, millele me ka viitasime, et tegelikult Eestis on e-valimistega probleem. Aga aitäh, otsust küsimust ei ole. Ja aitäh, et minu poolt tänud ka meie Riigikogu aseesimehele, kes tegelikult selle kogu küsimuse algatas ja tegi selle pöördumise, et ma arvan, et parlament peaks rohkem seda arutama, et nagu on teada, et oli ju ka soov luua spetsiaalne erikomisjon, mis tegeleks hääletuse, kahjuks pole olnud võimalust seda luua, et on selles osas seda ettepanekut maha hääletatud, aga mul on hea meel, et vähemalt on võimalik selle komisjoni raames neid teemasid tõstatada ja arutada. Martin Helme, palun. Ja, aitäh. Mul on küsimus selle vaadeldavuse ja koosolekute avalikkuse kohta, et noh, vaatlemine seda tähendabki, et inimesed saavad kõikidel asjadel juures olla ninapidi ja näppupidi. Ja kui on mingid protsessis mingisugused etapid, kust vaatlejad tõstetakse ukse taha, siis me ei saa öelda, et protsess on olnud vaadeldav. Sest nii nagu me ka selle e-valimiste tehnilise osa koha pealt nägime, auditeerimata jäeti üks konkreetne jupp ja selles konkreetses jupis tagantjärgi on tõestatud, saigi hääli ümber teha. Nüüd ma ei küsi mitte Eesti kohta, vaid ma ilusti on siin selles dokumendis ära toodud terve rida rahvusvahelisi siis regulatsioone ja standardeid ja soovitusi, ja need best practices ja kogu see, mille põhjal siis Odir annab oma nõuandeid ja soovitusi. Ja eks te ütlesite ennem ka, et meie olukord on unikaalne. Me oleme põhimõtteliselt peaaegu ainus riik, kes sellisel viisil oma valimisi korraldab. Ja ma küsin siis, et lähtudes nendest parimatest praktikatest ja suunistest, mis on rahvusvaheliselt nii-öelda kullastandardiks kokku lepitud, kas ka e-valimiste kohta käivad koosolekud ja e-valimiste kohta käivad siis protseduurilised otsused peaksid olema avalikud, vähemalt vaatlejatele ja ütleme erakondadele, kandidaatidele siis kättesaadavad, või teie arvates on mingil moel selle sama turvalisuse või julgeoleku argumendiga põhjendatud, et osa protsessist ei ole avalik? Maybe first to Võib-olla kõigepealt eelmist kommentaari seletades, siis me tõesti ei teadnud sellest eelmise nädala intsidendist. Ja kui te ütlete, et seal üks vaatleja viidi ruumist välja, me teame, et tüüpiliselt õigusaktid lubavad, mis lubavad seal kohal olla, ka ütlevad, et valimiskomisjon vastutab oma koosoleku rahumeelse läbiviimise eest ja neil on õigus seal teha julgeoleku põhjustel otsuse kedagi eemaldada, kui ta rikub koosoleku korda. Nii et ma ei tea, kas seal juhtus just see. Võib-olla see oli seotud kuidagi teema tundlikkusega
ja võib-olla ja just sellepärast komisjon otsustas osad koosoleku osad teha salajaseks. Meie loomulikult propageerima võimalikult suurt avalikkust, läbipaistvust ja vaatlejate kaasamist ka kogu ennetavas või ettevalmistavas töös. Internetivalimiste osas peaks vaatleja saama olla kaasas kõigis olulistes ettevalmistavates faasides. Näiteks ka siis, kui enkrüptsioonivõti luuakse ja jagatakse. Ideaalselt saab ta siis jälgida, et see luuakse vajalikul viisil, jagatakse õigesti ja et komisjoni liikmed ei tööta koos, et midagi pahatahtlikku korda saata. Aga nüüd teie küsimus seoses tundlike osadega. Me teame, et mõnes riigis, näiteks kui toimuvad kohtuistungid, mis võivad rikkuda riiklikku julgeolekut, siis õigusaktid lubavad osa sellisest koosolekust sulgeda. Igal juhul kui komisjonid peavad otsustama midagi, mis peab saladuseks jääma, siis loomulikult, aga vaatlejad peavad võimalikult ligi olema. Ma küsiksin teie käest hinnangut või selgitust selle kohta, et kuivõrd on üldse aktsepteeritav, et vaatlejad hoitakse eemal valimiste protsessi käigus auditeerimise protsessist. Et kui vaatlejate mõte on ju see, et seista kõrval, jälgida nii valimiste läbiviimist kui ka selle osana auditeerimist, et veenduda, et kõik on korrektne, siis kuivõrd on see aktsepteeritav, et valimiste protsessi käigus valimisvaatlejad teatud etappides auditeerimise protsessist kõrvaldatakse, üteldakse, et seda teed ei tohi vaadelda. Ja selle taustaks on see selgitus, mida me siin kuulsime üle-eelmisel nädalal, et 2023. aasta Riigikogu valimistel teostati pistelisi kontrolle audiitori poolt selleks, et veenduda, et e-häälte väljavahetamist ei toimunud selles faasis, kus hääled anonüümiseeritakse. Ja siis, kui vaatajad ütlesid, et aga meie küll ei mäleta, et mingisuguseid selliseid pistelisi kontrolle oleks läbi viidud, siis riigi valimisteenistus selgitas, et nojah, et kuna seal tegelikult rikutakse hääle salajasuse põhimõtet, võrreldakse anonüümiseeritud hääli mitte anonüümiseeritud häältega ja selleks, et veenduda, et on kattuvus, tuleb ka mitte anonüümiseeritud hääled nagu avada, siis seda ei saa vaatlejatele näidata. Aga see omakorda tähendab seda, et tegelikult vaatlejatel puudus igasugune võimalus veenduda, et selliseid pistelisi kontrolle üldse läbi viidi. Et kas selline asi on kooskõlas nagu hea valimistavaga ja valimiste usaldusväärsuse põhimõttega? Ja teiseks, sama asjaga seonduvalt, kes peaks tagama auditeerimiseks vajalikud programmid? Et kas valimiste hea tavaga demokraatia põhimõtetega on kooskõlas selline olukord, kus tarkvara annab audiitorile kasutamiseks ja valimiste protsessi auditeerimiseks valimiste korraldaja ise? Või peaks olema rangelt sätestatud see, et audiitor peab ise looma vastava tarkvara, mitte lähtuma siis valimiste korraldajate poolt ette antud tarkvarast, sest vastasel juhul ei ole ju mitte mingisugust kindlust, et see tarkvara ka päriselt kontrollib protsessi tervikuna ja on seetõttu üldse informatiivne. Aitäh! So maybe I'll start with the first part. Võib-olla alustan esimesest osast. Ma viitan arvamuse punktile 17, kus on välja toodud peamised põhimõtted, mis on Euroopa Komisjoni nõuannetes sees, et auditeerimine peab olema vaadeldav ja nad peavad aktiivselt aru andma võimalikest probleemidest
36, 37, 38, 39 2019. aasta soovitustes. Ja on vaja formaliseeritud protseduure aruandluseks, mis on toodud 2017. aasta suunistes. Nii, et valimisprotsess peab olema auditeeritav ja auditeerimisprotsess peab olema jälgitav. Ja riigid on endale võtnud sellise kohustuse kõrgemal tasemel. Aga me oleme ka arvesse võtnud mitmed riikliku julgeoleku probleemid või kus ja ka riikide ülemkohtud on andnud valimiste korraldajatele õiguse teatud osad sulgeda. Aga kui me lähtume põhimõttest, et kõik peab olema võimalikult läbipaistev, siis kogu auditeerimisprotsess on midagi, millele vaatlejatel peab olema ligipääs. Aga see, et kes metodoloogia välja töötab, siis Vabariigi Valimiskomisjon on lõppude lõpuks vastutab kogu valimisprotsessi eest ja ka protsessi auditeerimise eest. Nii et kas nemad töötavad välja metodoloogia või teeb seda audiitor, siis see tuleks läbipaistvalt kindlaks määrata, nii et seda teaks kogu avalikkus, aga auditit viib läbi iseseisev organ ja see peab toimuma läbipaistvalt ja sõltumatult. Ma loodan, et see selgitab. Võib-olla, kas ma jätkan? If I just may add the experience from our visit to Estonia, we of course oma visiidilt Eestist me soovitasime, et parendada auditi läbipaistvust, et huvitatud kvalifitseeritud vaatlejad saaksid ka seda jälgida. Aga ma olen aru saanud, et sellel on teatud takistused, aga me ikkagi tegime selle soovituse. Me lihtsalt mõtleme, et teie seadusandjana peaksite olema teadlikud nendest takistustest. See tähendab, et vaatlejad peavad olema kvalifitseeritud, nad peavad teadma, mida nad teevad. Ja on veel üks komplikatsioon selleks, et edukalt protsesse kontrollida, peab nendel vaatlejatel olema ligipääs ka isiklikule teabele, nii et seadusandja peab teadma, mida kõike nõutakse, et kõik need protsessid ellu viia, et meie soovitused ellu viia, kui te otsustate seda teha. Ja, et me siin vaikselt hakkame otsi kokku tõmbama, sest meil on ka veel fraktsiooni koosolekud, et Riigikogu kodu- ja töökorra järgi ja ma lihtsalt veel kommenteerin, et üks asi, et vaatlejatele, eks ole, ei tagata ligipääsu, et siis on võimalik, eks ole, hääletamise salajasprintsiibi rikkumine on võimalik, eks ole, siduda eks ole, see hääletaja valik, aga samas on ju probleem selles, et valimisteenistusel on see ligipääs ja põhimõtteliselt nad võivad näha, eks ole, ja see on ju ka hääletamise salajasuse rikkumine. Et need on need probleemid, millega me peame tõesti nüüd töötama, aga Jaak Valge, viimane küsimus ja siis lõpetame. Suur tänu, katsun lühidalt teha. Nimelt 2023. aastal andis siis ODIHR Eesti valimiste kohta oma vaatlusaruande ja esitas seal siis mitmeid soovitusi läbipaistvuse suurendamiseks ja ka avaliku usalduse tugevdamiseks. Ja paraku neid täidetis Eestis vaid väike osa ja neistki siis osapoolikult. Ja nüüd te pakute põhjalikuma analüüsi tulemusena veel rohkem soovitusi. Ja minu küsimus on see, et mida näitab teie kogemus teiste riikidega analoogilistel juhtudel? Kas teistes riikides neid kahtlemata pädevaid soovitusi, võetakse arvesse või ei võeta? Ja edasi, oletame, et kui nüüd Eesti valitsev koalitsioon ei võta neid arvesse, missugused võimalused
kelle poole pöörduda siis opositsioonil veel on. Juhin tähelepanu, et algselt oli meil tegelikult plaanis pöörduda Veneetsia komisjoni poole. Aitäh. I mean, we can provide legal opinions Me võime on the request pakkuda of the authorities õiguslikku and arvamust, mis puudutab certain institutions. teatud And of institutsioone course we cannot, ja you know, we me stand available for oleme discussions and valmis further ka consultations. loomulikult arutama seda edasi ja pakume ka tehnilist abi, kui vaja. Kuid mis puudutab seda, kuidas erinevad riigid hindavad nüüd meie soovitusi, siis meil on riike, kes arvestavad endaga rohkem või vähem. Among other things on the political will towards See puudutab ka poliitilist tahet, but also I would not go into kuid naming any countries. ma ei hakka nüüd riike võrdlema, aga ma tahaksin viidata veebilehele, kus te saate tegelikult seda informatsiooni ka näha, kus on võimalik näha, millised riigid on soovitusi ellu viinud ja millise soovitusi on ellu viidud ja ma loodan, et see vastab teie küsimusele, kuid lisaks me soovitame ka seda, et me jõuaksime Riigikogus kõige laiema põhjalise poliitilise konsensuseni, eriti kui meil on tegemist valimisseadusega. See tähendab, et opositsiooni hääl peab olema ka korralikult ära kuuldud ning peaksid toimuma ka detailsed arutelud, mis puudutab valimisseaduse mõju, nagu me seda juba arutasime. Suur aitäh teile, ma tahan tänada kõiki komisjoni liikmeid, ma tahan tänada külalisi eksperte, et leidsite aega eraldi oma raportit tutvustada ja vastata täiendavalt komisjoni liikmetele küsimustele, et tegelikult need küsimused olid, kõik vastused olid väga põhjalikud, väga olulised, et ega nüüd ongi pall seadusandja käes, et meil on tõesti kohalikud valimised juba tulemas, samas Riigikogu läheb juba ülehomsest suvepuhkusele, aga kindlasti me neid teemasid tõstatame, nagu ma ütlesin, et valimisi ei tule, mis tähendab, et sellise ühe lisaohu oleme praegu seal ära hoidnud ja põhimõtteliselt ka mindud kaasa ka teie soovitustega sellele, mis te ütlesite, et e-valimised tekitaksid lisariske, aga muidugi, et me nõustume, et komisjoni liikmed, kes täna lihtsalt laua taga kindlasti nõustuvad sellega, mis te ka välja tõite, et kõik, mis puudutab sellist läbipaistvust, kaasatust ja muidugi algusest lõpuni auditeeritus, et see on see küsimus, mida on tegelikult siin komisjonis mitu korda tõstatatud, et kuidas me saame usaldada süsteemi, kui seda ei auditeerita sõltumatult algusest lõpuni, eks ole, et täna ongi selline olukord, kus audiitorid siis usaldavad seda, mida neile ette antakse ja siis, kui ka see ette antakse, et see ei ole see ka kogu süsteem otsast lõpuni. Ja muidugi, et üks aspekt, mis mind eraldi võib-olla huvitas ja kindlasti ka komisjoni liikmeid, kes siis saavad seda ka edasi oma teistesse komisjonidesse kaasa viia, on muidugi eraldi need karistusmeetmed, mis just puudutavad e-valimisi, võimalikku rikkumisi e-valimise osas, et see on kindlasti küsimus, mida peaks õiguskomisjon arutama, sest õiguskomisjon tegeleb karistusseadustiku muudatustega, et need on need teemad, mis me siit kindlasti kaasa võtame, analüüsime seda dokumenti, anname kindlasti Riigikogule kättesaadavaks, et kõik Riigikogu liikmed sellega tutvuksid ja et ma olen väga tänulik, et olete andnud sellise panuse Eesti seadusandjale, mis puudutab e-valimiste süsteemi. Suur aitäh teile ja loodan, et veel suhtleme ja veel ka kohtume. Aitäh teile. Suur tänu. Thank you for having us. Thank you very much. Suur tänu kõigile.